Shalom ja tere tulemast tagasi saatesse Israel.com. Aliin, nagu näete, kõik inimesed, kes siin minu ümberringi jalutavad, me oleme turul. Mahane Yehuda turul siin Jeruusalemmas, kõige mõnusamal turul kogu Iisraelis. Ja täna proovime koos siin toite. Vaatame, milliseid maitseid siin leidub, mida müüakse, aga ka seda, mida siin müüa ei tohi. Ja selleks, et teha seda maitsvat gastronoomilist ringkäiku, on mul mitte üks, vaid kaks erilist külalist. Shalom! Shalom, sõbrad, shalom! Vaata, mul ei saaks olla paremat ringkäiku. Mulle väga meeldib, ma tänan kõiki arheoloogiatunde, kus ma viimati osalesin koos sinuga, aga see tulla Mahane Jehudasse on lihtsalt suurepärane. Aga las ma räägin sellest, mis kõige rohkem loeb, see on Jair. Kui Jair üles ärkab, siis tutvustame teda. Ja mul on väga uhke öelda, et siin on 3 põlvkonda koos. Kui te olete valmis, siis alustame. Ja üks asi, millest siin laadal ei tohi ilma jääda, on vürtside ja teepoodide külastamine. Tulge siia lähemale ja vaadake koos minuga. Kõik see, mida me siin näeme, on erinevad tüüpi teed. Tegelikult on need kuivatatud puuviljad. Võtad need puuviljad, pared need tassi koos keeva veega, saad tee ja lõpuks saad veel puuvilju süüa. Siin on ka mõned segud riisi jaoks. Seda siin, tegelikult paned riisi sisse ja keedad. Ja see tuleb imeline. Ja vaadake, kui suur valik siin on. Kahju, et ei saa lõhna tunda, aga siin on tõesti imeline lõhn. Kõik need teed lõhnavad nii hästi. Ja siin teisel pool on ka toredaid asju. Isa, mida sina arvad sellest poolest siin? Vaata, mina olen nagu alati sellest hämmingus. Ma tahan teile näidata, mida nad teevad näiteks kuivatatud puuviljadega. Vaadake, mangot, arbuusi, maasikat, ananassi, mida me tunneme. Ja vaadake siia, vaadake inimesed. See siin on kuivatatud arbuus, mida süüakse niisama ja arbuus koos koorega. Proovime ka ühte neist. Jagame selle ära. Ei, koor, vaata, siin on ka seeme. Ma polnud seda märganud. See on arbuus, aga nii teistsugune, imeline. Iga kord, kui ma siia turule tulen, avastan ma uusi asju. See on muljet avaldav. Nüüd las ma näitan inimestele, mis on siitkandi tüüpiline, eks. Datlid. Vaata, kui suured need on. Ja me mäletame ka, et tiiblis on kirjas, et Iisraeli maa voolab piima ja mett. Piim on kitsepiim ja messi on datlitsest. Nii et siin näeme, kuidas see maa tõesti voolab piima ja mett, nende maitsvate tatlite mett. Ja vaata, mida ma leidsin siit poe tagaosast. Ma ei ulata mulle see sealt, isa. Vaadake siia, sõbrad. Brasiilia kohv. Siin on Brasiilia maitse sees. Nagu te näete, on siin palju erinevaid kohvisorte. Ja üks neist, mida nad siin müüvad, on Brasiilia kohv. On Etioopia kohvi, on kohvi mitmest erinevast kohast. Aga see on parim. See on kõigist parim. Nii et, kallid inimesed, siin Rosmariini poes, jätke see nimi meelde, võib kindlasti siia tulla ja proovida. Ja aitäh ka tänaste maitseproovide eest, kallid inimesed. Lähme edasi. On üks asi, mida ma võin teile kinnitada, et te pole seda kunagi ühelgi laadal näinud. Vaadake, mis siin on. See siin on sünagoog. Siin on üks lihtne minisünagoog, aga siin laadal on inimesi, kes tahavad päeva jooksul palvetada. Judaismis palvetatakse 3 korda päevas, hommikul, pärastlõunal ja õhtul. Ja sellepärast on see sünagoog avatud kõigile, kes tahavad tulla palvetama. Nüüd, kuidas me teame, mis kell on palveaeg? See on siin ukse peal. Siia on kirjutatud Luach Zmane Tefila. See tähendab sõna-sõnalt palveajad. Nii et sa saad vaadata aega ja tulla siia palvetama. Ja lähme natuke sisse, et näha, mis siin sees veel on. Siin on kõik palveraamatud olemas, nii et sa ei pea isegi oma raamatut kaasa tooma. Sa võid siia tulla, võtta palveraamatu ja palvetada. Ja selle sünagoogi kõige tähtsam osa on siin taga. Me ei ava seda austusest. Aga see siin on see, mida nimetatakse Aron HaKodeshiks. See tähendab püha kappi. Püha mitte kapi enda pärast, vaid selle pärast, mis seal sees on. Jumala sõna.
Siin sees on Toora raamatud, rullid, pärgamendid, Iibli 5 esimest raamatut, Pentateuch on siin sees. Nii et palve ajal esmaspäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti avatakse uksed, võetakse raamatud välja ja loetakse Toorat avalikult. Noh, jätkame oma ringkäiku. Lähme ise. Ma tahtsin teile kõigile näidata. Siin kohe selle sünagoogi kõrval, mida Aliine näitas, on tüüpiliste usutoodete poodeks. Ja mind avaldasid väga muljet kippad, peakatted ja need laste omad siin. Vaata, kui armas see on. Ja Iir ei kanna seda veel. Tavaliselt hakkavad lapsed seda kandma alates 3. eluaastast. Aga on üks küsimus, mida kõik alati küsivad. Milline? Milline? Kuidas see peas püsib? Ja siin on vastus. Näete, sõbrad, selle sees on sõna otseses mõttes juukseklamber. Nii et sa võid kasutada tavalist juukseklambrit väljastpoolt. Siin on see sisse ehitatud, et lapsed seda ära ei kaotaks. Nii et see ei ole lihtsalt lahtiselt peas. Võib ka nii, aga neile, kes tahavad seda tõesti kinnitada, et see ära ei lendaks, on see õige viis. Nii et lähme oma jalutuskäiguga edasi. Ja lähme, sest see lõhn ajab mind siin hulluks. Nüüd proovime toitu. Vaadake seda käru, mis siit mööda läheb. Täis rogalehid, mis on imelised, väga traditsioonilised maiustused. Need siin kärus on toored, aga siin kõrval olevad on juba valmis. Muide, meil on kanalis ka rogaletši retsept olemas. Link on nüüd siin üleval. Nagu te nägite, müüakse selles turul kõike. Kui õigemini, peaaegu kõike. On toite, mida siin müüa ei tohi. Selgitame enne ühte asja. Iisrael on demokraatlik riik. Igaüks võib osta ja müüa, mida tahab. Aga sellel konkreetsel turul on omad reeglid. Nad järgivad piibli reegleid. Toitumise kohta kehtivad Vanatestamendi reeglid. Näiteks siin minu kõrval on lihavood. Seal on kana, veiseliha ja lambaliha. Aga näiteks sealiha seal ei ole. Sest kui me vaatame seda kirja kohta, mis praegu ekraanil on Vanatestamendist, siis seal on sealiha söömine keelatud. Ja on ka kirjakohti, mis keelavad teiste loomade söömist. Näiteks mereannid. Siin, sõbrad, neile, kes on krevettide fännid, näiteks, see turg ei ole õige koht. Tulge siia maitsvaid saiakesi, maitsvaid magustoite, oliive, kana, veiseliha ja muid asju sööma. Sest Vanas testamendis keelatud toite siin ei müüda. Aga need, kes tõesti tahavad neid süüa, leiavad neid mujalt Iisraelis. See paberi töökoda on lihtne, kuid vanamoodne. See härra on siin töötanud üle 40 aasta. Ja ta kasutab leiva tegemiseks vanu tehnikaid. Vaatame seda lähemalt. Wow. Ta paneb leiva vastu ahju seina ja siis võtab selle välja. Nagu näete, see on hästi soe. See tähendab, et pole mingit plaati ega midagi, ta lihtsalt kleebib leivad ahju seintele. Nii et see siin on tõeliselt kohalik leib. Nii et ta tegi siin selle sooja leiva, pani peale oliidiõli ja see roheline maitseaine, mida nimetatakse zaatariks või heebrea keeles nimetame seda ka ezoviks, tegelikult on see piibellik taim nimega isop. Kui te mäletate, siis kui juudid lahkuvad Egiptuse orjusest, on 10 nuhtlust ja enne viimast nuhtlust, see on soe, ja enne viimast nuhtlust võtavad nad ja märgivad uksepiidad verega. See taimekimp, mida nad kasutavad, on isop, nii et see on piibellik taim. Ja nüüd on oluline ka see, kuidas see maitseb. Varsti kutsun ma oma isa, kes istub seal, kutsun ta ka proovima. See on natuke soolane. Ma arvan, et isop sisaldab veidi soola. Tule isa, tule proovi. Ma olen siin. Proovime siis veel ühte asja siin. Ma proovin ka uuesti.
kui maitsev, täiesti erinev kõigest muust. Kuulge, las ma näitan teile midagi väga huvitavat. See on seesami seemnetest tehtud maiustus, mille nimi on heebrea keeles halva. Ja selles poes on lisaks halvale ka tahiinit. Tulge minuga siia taha. Kuulge, värskemad tahiinid kui see pole olemas. See siin on täpselt nii, nagu vanasti tehti. Siin on 2 kivi. Ülemine, nagu te näete, pöörleb. Ja siin on lehter, mis on täis seesamiseemneid. Need kukuvad kivide vahele. Ja pärast jahvatamist voolab see siit küljelt välja. Ja see kukub siit alla. See siin on puhas seesamipasta. Ja siis segame selle vee, sidruni ja maitseainetega ja teeme tahiini, mida me siin Iisraelis igapäevaselt sööme. Ja loomulikult on neil palju erinevaid maitseid. Nii et tahiin Nutellaga on siin olemas. See on uus asi, seda varem ei olnud. Traditsiooniline on tahiin sidruni ja küüslauguga, aga siin on palju erinevaid maitseid ja tõesti tasub siia tulla ja proovida. Üks Iisraeli kõige traditsioonilisemaid toite on falafel, mis on võileib, mille sees on praetud kikerhernepallid. Sinna pannakse hummust, mis on kikerhernepasta, salatit, marineeritud kurki, salatit ja veel igasuguseid asju. Ja peale pannakse friikartuleid, mis tegelikult pole üldse traditsiooniline. Aga tänapäeval söövad siin kõik falafelid friikartulitega. Kallid sõbrad! See maksab 19 seeklit, ma panen siia ka hinna reaalides, nii et kui keegi tahab Iisraeli tulla ja odavalt süüa, siis see on tõesti korralik lõunasöök ja väga taskukohane. Aga ärge unustage ka jootraha jätta, sest teenindajad väärivad seda. Head isu! Noh, nüüd on küll kõik korras. Meie proovime täna palju maitsvat toitu, aga ma tahan, et te jätaksite kommentaaridesse, milline toit oli teie lemmik. Granaatõunad on siin Iisraelis imemaitsvad ja väga magusad. Seetõttu joome me granaatõuna mahla, mida tehakse siin selles masinas. Ja see on nii magus! On aeg magustoiduks. Proovime knafeed, mis on see juustust valmistatud magustoit. Nii et, kallid sõbrad, ma olen nii elevil, et saan maitsta. Hoia kõvasti kinni, isa! Ma hoian kõvasti kinni. Natuke pistaatsiad. No sööge sinna! Kas ma võin? Me ütleme heebrea keeles beteavon, head issu. Siis beteavon, isa. Beteavon, Jair, kas võtad? Lähme! Teil pole aimugi. Piil on need peened niidid, mida nimetatakse ka taifiks. Mul pole aimugi, millest need tehtud on, aga need on nii maitsvad. Anna mulle hetk, ma söön natuke veel ja siis jätkame sinu jaoks filmimist. Ei, ära söö liiga palju. Jäta mulle ka natuke. Kallid sõbrad, mu isal on teile väga tähtis sõnum. Kallid sõbrad, ärge unustage tellida kanalit Iisrael koos Alinega. Just nii, kallid sõbrad. Kanalil on peaaegu 1 miljon tellijat täis saamas ja ma loodan teie abile, et te telliksite, jagaksite, sest varsti tuleb meil suur miljonipidu koos suure üllatusega teile. Ja see ongi tänaseks kõik, kallid sõbrad. Suur musi minult, minu isalt ja Jairilt. Shalom kõigile. Ja shalom.